Nüüd teeme siis praegu piiblid lahti. Ja kus me oleme? Ikka veel esimeses Moosese raamatus ja läheme kogu aeg edasi. Nüüd peatükis 32. Peatükis 32. Et meie peaksime olema justkui savi potisepa käes. Just lugesime koos või meie tänane tekst oli Jesaja raamatust. Ja nüüd ma loen Jeremia raamatust, mis räägib ka sellest mõttest, et oleme savi potisepa käes. Jeremia raamatus peatükk 18 on 4. Ja kui astja, mida ta savist tegi, potisepa käes ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potisepa silmis õigem näis olevat teha. Seal on lugu, kuidas Jeremia, Issand juhatas Jeremia potisepa juurde. Ja ta nägi just sel hetkel, kui ta tuli, et see, mida potisepa tegi, ebaõnnestus. Ja mida ta tegi? Viskas kõik ära. Ei viskanud ära. Lihtsalt pani kõik kokku jälle ja tegi uue, selle sama saviga, uue astja. Seda tahab Issand teha sinuga ja minuga. Ta tahab meid uueks teha. Ta tahab uue elu anda, nii et sina saad Jumalale meeldida ja sina saad õnnistatud olla siin maa peal. Kuidas sa jõuad siis sinna, kus sa oled justkui savi potisepa käes? Sest me kõik tahame oma tahtmist. Me kõik tahame saada sellest elust seda, mida me tahame saada. Aga kuidas me jõuame sinna? Et me ütleme Issandale, et tee minu eluga, mida sa tahad. No Jaakobi jaoks meie tekstis sai alguse sellega, et ta vaatas olukorda Jumala silmadega. Olukord tundus täiesti lootusetu. Aga Jumal käis selle läbi Jaakobiga koos ja ta tahab ka sinuga koos selle läbi käia. Vaatame siis salmid 2 ja 3. Peame teadma, et Jumal hoiab sind. Ka Jaakob läks oma teed, aga temale tulid vastu Jumala inglid. Ja Jaakob ütles, kui ta neid nägi, see on Jumala leer. Ja ta pani sellele paigale nimeks Mahanaim. Huvitav, et kui Jaakob läks Kanani maalt ära, siis ta nägi ingleid. Mäletate, kui ta lamas seal maas, tal oli padjaks üks kivi ja ta jäi magama, ta ei olnud mitte midagi kaasas. Võib-olla kepp käes ja see oli kõik. Sel ööl ta nägi ingleid ühes redelis, kes läksid üles ja alla, taevast alla ja siis tagasi üles taevasse. Siis ta teadis, et Jumal on temaga. Nüüd ta jõuab tagasi Kanani maale. Ja jälle, Issand nagu võtab selle katte natuke ära, et Jaakob näeks seda vaimulikku maailma, kuidas asjad tegelikult on. Tavaliselt me ei näe seda vaimulikku maailma. Me teame, et meie ümber on inglid, isegi deemonid. Me teame, et Jumal on igal pool, et Jeesus on meiega. Aga me tavaliselt seda ei näe. Aga Issandale talle tundus, et see oli vajalik sel hetkel, et jälle Jaakob nagu saaks natuke piiluda, et meiega koos on kogu leer ingleid täis. See oli sõjaleer.
Ja siis Jaakob ütles, et see koht, ma panen selle nimeks Mahanaim. Mahanaim tähendabki 2 leeri. Jaakob nägi, et siin on minu leer ja seal on Jumala leer. Ja tema kaitseb meid. See tuletab kohe meelde, kuidas Eliisa palus isandalt, kui nende ümber olid neid süürlased. Täitsa kogu armee süürlasi oli nende ümber. Aga Eliisa ei kartnud. Aga Eliisa sulane kartis väga. Siis ta palus, et isand teeks tema sulase silmad lahti. Ja kui neid tehti lahti, siis ta nägi, et mäed olid nagu täis, nende ümber oli täis Jumala ingleid ja tulevankreid. Et tegelikult tundus nagu, et nemad olid ümber piiratud, aga tegelikult olid need süürlased hädas hoopis, et nemad olid ümber piiratud Jumala inglitega. Kui me teame, et Jumal hoiab meid, me tavaliselt ei näe seda, aga me peame vähemalt teadma, või võime piiblist lugeda, kuidas asjad tegelikult on, ja siis me teame, et sinu ümber, minu ümber on inglid, on tulevankrid. Jumal on igal pool. Ja ta hoiab meid. Me peame siis olukorda vaatama Jumala silmadega. Ja siis ära lase hirm sinu üle valitseda. No kahjuks Jaakob kukkus selles kaltsumises läbi. Ta nägi neid ingleid, aga mida ta siis tegi? Vaatame salmid 4-9. Siis Jaakob läkitas käskjalad enese eel oma venna Eesavi juurde Seiri maale Edomi väljadele ja andis neile käsu, öeldes nõnda: Õlgame issandale Eesavile, nõnda ütleb su sulane Jaakob. Ma olen tänini Laabani juures võõrana elanud ja viibinud. Mul on härgi ja eesleid, lambad ja kitsi, sulaseid ja teenijaid ja ma läkitan seda teatama oma issandale, et su silmis armu leida. Mida Jaakob teeb? Ta teab, et kui ta läheb tagasi Kanani maale, siis on veel üks asi lahendamata. Miks ta põgenes ära Eesavi pärast? Ta vandus, et ma tapan teda. Niipea kui Iisak, meie isa, sureb, siis ma tapan ta ära. Jaakob, kui ta tuli tagasi, ta teadis, et ta peab kuidagi selle lahendama. Ja siis ta läks teatama, saatis nagu ette, et teatada, et ma olen tulemas, Eesav. Seda ei saa peita, et ta on tulemas. Et parem, et tema annab siis Eesavile kohe teada, et ta tuleb. Mis siis sai? Salm 7. Käskjalad tulid tagasi Jaakobi juurde ja ütlesid: me jõudsime su venna Eesavi juurde. Ta juba tulebki sulle vastu koos 400 mehega. Siis Jaakob kartis väga ja tol oli kitsas käes. Ja ta jaotas rahva, kes koos temaga oli, samuti lambad ja kitsed, veised ja kameleid 2 leeri. Ja 9, sest ta mõtles, kui Eesav tuleb 1 leeri kallale ja lööb selle maha, siis teine leer pääseb. Tema käskjalad, nad leidsid Eesav. See ei olnud raske, sest Eesav oli juba tulemas. Ütlesid, et ta juba tuleb, pole vaja teda kutsuda. Juba tuleb ja 400 mehega. 400 mehega. No umbes sama palju, millega Abraham läks ja võitis need 5 kuningat mõned peatükid enne, kui mäletate. Umbes sama palju tuleb Eesav Jaakobi vastu. See on Eesavi isiklik armee, tuleb kaasa. Jaakob hakkab heitlikuks ja
ta hakkab mõtlema, mida ma teen. Ma pean ennast päästma. Ma pean midagi tegema. Siis ta otsustas, et ma jagan kõik, mis mul on 2. Minu pere 2. Lapsed 2 leeris. Kõik kitsed, lambad, kamelid ja nii edasi 2 leeris. Kui Eesav ründab ühte ja need kõik hukkuvad, võib-olla siis see teine pääseb. Siis vähemalt midagi jääb. Aga mis sellest inglite leerist? Mis nendest inglitest, mida ta just nägi? Kas ta arvestas nendega? Eriti ei arvestanud. Mõtles välja, sest Jaakob oli selline kaval, selline tegelikult tark. Mõtles välja, kuidas ma päästan ennast. Aga siis ta kohe unustas seda, mida ta oli näinud. Just nii nagu vahepeal me kohe unustame ära, et jah, me teame, et Jumal on igal pool, teame, et Jumal hoiab. Aga ma pean niimoodi tegema, et endast päästma. Kui hirm valitseb sinu üle, siis sa teed nagu need halbu otsuseid, kui sa teed seda hirmuga. No hirm võib olla selline kasulik asi, et näiteks ma arvan, et palju inimesi on ellu jäänud, sellepärast et nad kardavad kukkuda kõrgest kohast. Ja see on hea. Et kui sa nagu liiga ligi sellest kohast, kus võib kukkuda ja surma saada, siis on see väga kasulik. Jumal on antud meile seda. Aga kui hirm hakkab sinu üle valitsema ja sa teed nagu eluotsuseid selle hirmuga, siis kes teab, mida sa otsustad? Kes teab, millises suunas sa jooksed, põgened? Sest sa jooksed, sa muretsed. Tea, et Jumal hoiab sind ja vaata selle olukorda Jumala silmadega. Muidu sa ei ole savi Issanda käes. Aga nüüd edasi, kuidas veel saame ole nagu potisepa käes savi looda Jumala tõotuste peale? No seda oleme kuulnud ja sellest rääkinud esimeses Moosese raamatust nii palju. Vahepeal mulle tundub, et ühe ja sama jutlus tuleb kogu aeg välja, aga Jumala sõna on täis neid hästi sarnaseid õppetunde. Ja võib-olla, kui see lugu ei saa sulle pihta, võib-olla sellest nurgast saab see õppetund sulle pihta. Võib-olla sellepärast Jumal teeb. Aga jälle tegelane piiblist peab aru saama, et ta peab Jumala tõotuste peale lootma. Jaakobi palve tuleb. Ja see on päris hea palve tegelikult. Vaatame siis alatest 10. salmist. Ja Jaakob ütles, mu isa Abrahami Jumal ja mu isa Iisaki Jumal, Issand, kes mulle ütlesid, mine tagasi oma maale ja oma sugulaste seltsi, siis ma teen sulle head. Mina pole väärt kõiki neid heategusid ja kõike seda truudust, mida sa oma sulasele oled osutanud. Sest kepp käest läksin ma üle Jordani ja nüüd on mul 2 leeri. Päästa mind ometi mu venna Eesavi käest, sest ma kardan, et ta tuleb ja lööb mind maha koos emade ja lastega. Sina ise aga oled öelnud, ma teen sulle tõesti head ja lasen su soo saada mereliiva sarnaseks, mida ei saa ära lugeda selle rohkuse pärast. See on Jaakobi palve. Küll on see selline meeleheitlik palve. Issand, palun, päästa mind. Eesav tuleb ja lõõb meid kõik maha. Päästa mind. Ja sõnad on tegelikult õiged. Ta rääkis nendest tõotustest. Abrahami tõotus on ta saanud endale
et Jumal teeb Jaakobi soost nii palju inimesi nagu mereliiva. Nii palju, kui öö taevas on tähti. Hästi palju. Kuidas see ennustus täitub, kui praegu tuleb Eesav ja lööb need kõik maha? See ei saa sündida. Ja siis Jaakob palub, et palun sellepärast päästa mind. Sina oled see, kes kutsusid mind tagasi siia. Ei saa olla, et ma tulen siia tagasi nii, et ma saan surma. See pole võimalik. See on tegelikult õige palve, kuigi see oli hästi meeleheitlik. See tuletab mulle meelde, et tuleb see muusikakontsert, mida me teeme augustikuus ja kui hirm valitseb minu üle, siis mul oleks kippumus, et mitte väga nagu investeerida sellesse. Et ei kulutaks liiga palju raha, ei panustaks palju aega sellele, sest äkki see ei õnnestu. Hirm ütleb seda. Aga usk ütleb seda, et miks Jumal tooks neid inimesi, kes ise nagu võtsid minuga ühendust ja pakkusid, et nad võiks tulla ja sellist asja teha meie jaoks. Miks Jumal nagu korraldaks kõike seda nii, et nad tuleksid ja see ebaõnnestuks? See ei ole väga loogiline. Kui ma käitun nagu hirmu järgi, siis ma eriti midagi ei tahaks teha. Niikuinii see vist ebaõnnestub ja keegi ei tule. Aga usk ütleb, et siis bromeerine seda suurt saali ja kutsume hästi palju inimesi ja teeme neid kutseid ja plakatid ja teeme kõike võimalik, sest me usume, et Jumal õnnistab seda. See oleks see nagu õigem käitumine. Niimoodi siis me loodame Jumala tõotuste peale. Et tema õnnistab seda, mida me teeme tema nimel. Tuletame meelde näiteks 1. korintlastele kirja 15:58. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigumatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine Issandas ei ole tühine. See on üks kindel tõotus, millest me võime hästi kinni haarata. Näiteks laupäeval, kui on see koguduse kohvik. Näiteks lastelaagri nädalal, kui me palvetame, et lapsed tuleksid. Näiteks kui tuleb see muusikakontsert ja nii edasi. See on üks kindel tõotus. Ja me võime selle järgi palvetada, et Jumal, sa ütlesid, et meie vaeva nägemine Issandas ei ole tühine. Ja siis sellepärast me usume sind ja me teeme hästi palju tööd sinu nimel, et sina õnnistaks seda. See oli Jaakobi palve. Ta mõnes mõttes lootis ikka Issanda tõotuste peale. Aga ta pidi veel õppima seda, et loobu enda päästmise püüdmisest. Kogu aeg ta püüdis ennast päästa. Juba teame, et ta jagas kõik 2 leeri, mis tal on, ja tema perekond ja naised ja kõik. Loeme siis alates 14. salmist. Ja ta jäi selleks ööks sinna ning võttis sellest, mis oli saanud tema omaks, oma vennale Eesavile kingituseks. 200 kitse ja 20 sikku, 200 emalammast ja 20 jäära, 30 imetajat, kaamelit ja nende varssa, 40 lehma ja 10 härjavärsi, 20 ema eestlit ja 10 eestlitäkku. Ja ta andis need oma sulaste kätte, iga karja eraldi ja ütles oma sulastele, minge minu eel ja jätke vahemaa iga karja vahele. Mis on Jaakobi plaan?
ta tahab meelitada Eesavile. Ta tahab kuidagi teda rahustada ja rahuldada tema viha, kustutada Eesavi viha tema vastu. Ja siis ta mõtles välja ühe plaani, et ma annan talle suurt kingitust. Äkki see aitab. Ja ma ei anna selle nagu suure hulgaga. Ma annan talle nagu tasapisi. Kõigepealt tulevad võib-olla need lambad. Ja siis läheb, ma ei tea, pool tundi aega ja siis jõuavad need kaamelid. No siis natuke aja pärast jõuavad need kitsed ja siis ma ei tea, mida muud. Et järk-järgult jõuavad need kingitused kõik Eesavile, et teda nagu leevendada, et kustutada selle viha ära. See on Jaakobi plaan ja lootus. Aga jälle ta püüdis ennast päästa. Ta tegi kõike, et Eesavi viha kustutada. Aga mis nendest inglitest jälle? Ja mis sellest palvest? Ta palvetas nii, nagu ta loodaks täiesti Issanda peale. Aga siis ta käitus nii, nagu kõik sõltub temast ja tema tarkusest. Jälle siis Jaakob kukkus läbi selles katsumisest. Sest kui sa loodad Jumala tõotuste peale, ja sa ei tähenda, et sa lihtsalt istud ja ootad ja ei tee mitte midagi. Aga tähendab, et me tegelikult loodame tema peale. Mõni ütleb, et Jumal aita mind. Aga siis ta läheb ise lahendama. Kas ma pean natuke valetama, kas ma pean natuke petma, kas ma pean natuke nagu teistmoodi, võib-olla mitte täiesti seaduslikult tegema, et hakkama saada. Siis ma teen, sest ma pean ennast päästma. Aga siis ütleb, et aga Issand, ma loodan sinu peale. Kui sa loodad Issanda peale, siis tee nii, nagu Issand tahab. Tee ausalt ja tee korralikult ja tee nii, et sul oleks hea tunnistus maailmale. Siis inimesed hakkavad sind uskuma, et Issand aitas sind. Muidu nad näevad ainult seda, et oma kavalusega sa lahendasid ja päästid endast. Loobu enda päästmise püüdmisest. Looda Jumala tõotuste peale. Ja nüüd sinna tahtsimegi jõuda. Murdu Jumala ees. Kuidas olla siis savi potisepa käes? Sa pead murduma Issanda ees. Muud moodi ei saa. See on üks nagu päris huvitav kirjakoht. Juhtub midagi siin, mis ei juhtu mitte kuskil mujal Jumala sõnas. Et Jumal ilmutab inimesele, ründab teda ja maadleb temaga. Imelik koht, aga loeme sellest. Kõigepealt tunne Jumala karistuse ära. Salmid 25 ja 26. Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. No lõpuks on Jaakob üksi. Seda Jumal ootas. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Jaakob siis heitles või maadles kogu öö selle võõra mehega. Ta ei teadnud, kes ta on. Lihtsalt Jaakob oli üksi seal õhtupoole ja tuli üks mees tema vastu ja kohe ründas teda. Huvitav. Jumal siis füüsiliselt ründas
Jaakobit ja võttis temast kinni, et tema üle nagu võimu saada. Ja kogu öö nad maadlesid. See kirjakoht oli nii lühike, aga nii palju aega oli seal, terve öö. Aga alles hommikul sai ta aru, kellega ta heitles või maadles, et see oli Issandi ingel, see oli Issand, see oli, me võime öelda isegi, et see oli Kristus, Jumal poeg, enne kui ta tuli inimesena nagu jõulude ajal. Et see oli, nagu laagris me räägime, Kristofania, täpselt see, et kus Jeesus Kristus ilmutab ennast inimesena Vanas Testamendis. Ta sai aru, et see on Issanda ingel. Aga siis Jumal, kui ta sai aru, et ma ei saa ma ei saa võita seda Jaakobit. Ta on päris nagu tubli ja tugev mees ja oskab maadelda. Ma ei saa teda võita. No see on iseenesest huvitav. Kas Jumal pole nagu kõik võimas? No kindlasti ta on. Aga millegipärast ta ilmutas ennast mehena ja andis endale nagu füüsiliselt teatud jõudu nii palju. Ja selle jõuga ta maadles Jaakobiga. Aga sellest ei piisanud, et võidu saada tema üle. Siis Issand nägi, et juba koidab. Peame selle ära lõpetama. Boom. Ta tegi nii, et Jaakob enam ei saanud võidelda. Et pani, nagu Jumala sõna ütleb, tema puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. No kui maadleja on niimoodi, siis ta ei saa enam maadleda. Sul on vaja kahte jalga ja kahte kätt. Sul on vaja neid kogu aeg. Sa ei saa nagu ühe käega maadelda või ühe jalaga. Sa ei saa. Siis Jaakob enam ei saanud võita. Tegelikult oli Jaakob võidelnud Jumalaga kogu oma elu. Kogu oma elu ta võitles ja võitles Jumalaga. Just nagu tema naine Rahel ütles, et ma olen võidlenud Jumalaga ja olen võitnud, kui tuli see laps. Jaakob võitles ka Jumalaga kogu aeg. Kogu aeg mõtles välja, kuidas ma saan selle õnnistuse kätte, kuidas ma saan endale naise, kuidas ma saan endale rikkust ja karjad. Aga nüüd lõpuks Jaakob tegelikult mitte ainult metafooriliselt, vaid otseses mõttes füüsiliselt võitles Jumalaga. Aga Jumalat sa ei saa võita. Jumal niikuinii võidab. Siis tuleb endalt küsida, kui sa võitled ja võitled oma elus, kogu aeg võitled, kogu aeg on mingi häda, kogu aeg püüad kogu oma südamega võita selles elus, siis tuleb endalt küsida, aga millist võitlust sa võitled? Kas seda head kristluse või kristlaste võitlust, millest räägitakse Uues Testamendis? Või kas sa võitled hoopis Jumalaga ise? Et Jumal tahab midagi konkreetset sinu elus teha, aga sa võitled vastu. Sul on kogu aeg raske, sest sina tahad hoopis teises suunas minna. Nagu kui sa jalutad koera ja tema kogu aeg tahab sinna minema ja seda nuusutama ja
selle teise koera peale minna. Sina tahad nagu rahulikult jalutada ainult. Sina võitled kogu aeg, kellega sa siis võitled? Või millist võitlust sa võitled? Kas võitled hoopis Jumalaga? Kas Jumal on kogu aeg sind suunanud ühte suunda, aga sa ei taha sinna? Sellepärast sul on nii raske. Kas on nii? Tuleb endalt küsida. Mida Jumal tegelikult tahab? Kas mul on tõesti savi potisepa käes või ei ole? Ja siis lõpuks, kui sa murdud Jumala ees, siis las Jumal sulle ütleb, kes sa oled. Salmid 27 ja edasi. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. See oli see issand ingel. Aga tema ehk Jaakob vastas, ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Siis ta küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta vastas, Jaakob. See peale ütles tema, su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Jaakob, kui ta sai aru, kes see on, siis ta haaras temast kinni, kuigi ta oli juba kaotanud. Ei saa enam võita. Jumal oli juba võitnud, aga Jaakob lihtsalt lahti ei lasknud. Ei, mitte seni, kuni sa oled mind õnnistanud. Õnnista mind, siis ma lasen lahti. Jälle nüüd Jaakob palvetab. See on üks palve tegelikult. Enne ta palvetasid üks hädapalve. Ja nüüd ta palvetab kogu oma südamest, et issand, õnnista mind. Ma ei lakka palvetamast. Ma ei anna alla, kuni sa oled mind õnnistanud. Ja see toimis. Issand õnnistas teda, sest lõpuks ta oli murdnud issanda ees. Et issand, ütle mulle, kes ma olen. Tee minuga, mida sa tahad, ainult et sa õnnistaksid mind. Mina oled sinu oma. Ta ütles vastas, et minu nimi on Jaakob. Ja võib-olla mäletame, mida tähendab Jaakobit. See, kes kannast kinni võtab. Ehk pettur. Ehk see, kes niipea kui sa keerad selja, siis ta võtab sinust kinni. Selline mees. Aga issand ütles, see ei ole enam sinu nimi. Sa ei ole enam Jaakob. See, kes on kaval, see, kes kasutab ära, see, kes mõtleb välja, kuidas ennast päästa kogu aeg. Nüüd sina oled Iisrael. Sina oled Iisrael. Iisrael tähendab, Jumal võitleb. No, siiamaani oli Jaakob olnud kogu aeg see, kes võitles, isegi võitles Jumala vastu, kui ta teadis seda või ei teadnud. Aga nüüd on tema nimi Jumal võitleb. Tähendab, et nüüd ta on täiesti teine inimene. Nüüd tema on see, kelle eest Jumal võitleb. Kõik tema võitlused, kõik tema probleemid ja hädad, tema võib puhata, hingata, sest Jumal on see, kes tegeleb sellega. Ta ei pea enam võidelda. Jumal võitleb, Iisrael. Ja nüüd me tunneme seda rahvast isegi tänapäeval Iisraelina. Need on kõik Iisraeli lapsed, sellepärast, et ta sai uue nime. Lõpuks oli Jaakob lihtsalt savi potisepa käest. Mida ütles Jesaja raamatus? Inimesed ütlesid, me oleme halba teinud, patused olnud, nüüd aga, issand, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätte töö. Millal me jõuame sinna, et sa oled lihtsalt savi issanda käes?